Tere tulemast tagasi kõik saatesse Quad. See nädal on eriti eriline, sest salvestame Quadi JNS-i poliitikakonverentsilt. Hoiame selle lühikese. Ja me keskendume asjadele, mis teile kõige rohkem meeldivad. Lurjused ja kangelased. Meil on olnud omamoodi kokkulepe vastastikuse mõistmise memorandum Iraaniga. Kõik, mis Valgest majast ja mujalt välja tuleb. Liibanonis käivad endised lahingud. Nii palju on lahti seletada. Aga alustame meie lurjustest. Emily, kes on sinu selle nädala lurjus? Oli väga raske valikut kitsendada ja pean ütlema, et kõige rohkem pettumust valmistab mulle sel nädalal see, et paljud inimesed, kes oleksid võinud olla selle nädala lurjuse tiitli kandidaadid, on tegelikult need, kes peaksid olema minu kangelased. Üldiselt on väga pettumust valmistav see, mis toimub. Aga ma pean nõustuma Valge Maja inimestega, kes jätkavad, nagu ma ütleksin, eriti Ameerika avalikkuse, aga ka rahvusvahelise kogukonna eksitamist selle vastastikuse mõistmise memorandumi osas. Esiteks, see on memorandum. Seda tuleks rõhutada. See ei ole kokkulepe. See ei ole rahuleping. See ei ole rahukokkulepe, nagu Valge Maja on selgesõnaliselt öelnud. Väga problemaatiline. Aga inimesed, kellele ma tahan selles küsimuses eriti keskenduda, on tegelikult mõned Donald Trumpi nõunikud ja osa tema meeskonnast, eriti sotsiaalmeedia poolelt, nagu me oleme viimastel päevadel näinud. Selle vastastikuse mõistmise memorandumi ja selle poolt antavate või potentsiaalsete järeleandmiste kohta on olnud palju kriitikat nii vasakult kui paremalt ja õigustatult, sest see annab raha ja võimalusi islamistlikule režiimile. Ja vastuseks sellele kriitikale oleme näinud mitmeid Valge Maja ametnikke või Donald Trumpiga seotud isikuid avalikult kritiseerimas ja halvustamas neid, kes kritiseerivad Valge Maja otsust. Oleme näinud, kuidas kontosid suletakse. Rohkem kui 100 Iisraeli-meelset ja ka Iraani kontot suleti platvormil X vaid viimase 48 tunni jooksul. Oleme näinud kõiki kontosid, mis olid selle vastastikuse mõistmise memorandumi suhtes kriitilised. Ja nende internetikiusajate seas, keda me selles vestluses näeme, oleme tegelikult märganud 3 peamist häält. Üks neist on esindaja Anna-Paulina Luna. Üks neist on kongressi liige, üks neist on Donald Trump Jr. ja 3. on Alex Brusavits, kes on Trumpi nõustaja ja konsultant sotsiaalmeedia valdkonnas. Arvatakse, et tema on Rapid Response 47 konto taga, see on ametlik Valge Maja konto. Ja seda kontot on viimastel päevadel kasutatud selleks, et avalikult rünnata teisi ameeriklasi, kes kritiseerivad vastastikuse mõistmise memorandumit, süüdistades neid välisagentideks olemises või välisriigi mõjutustegevuses osalemises. See Aleksei Versavitsi nimeline isik on avalikult väitnud, et Iisrael maksab $10 miljoneid, et õõnestada vastastikuse mõistmise memorandumit välisriigi mõjutustegevuse kaudu. See ei vasta tõele. Ma kontrollisin ise. Ma vaatasin Fara andmeid eile. Nii palju kui avalikult on deklareeritud ja nii palju kui meie teame, ei ole Iisraeli valitsus ühegi kampaania eest maksnud. Seega on see kõik vaid oletus. See on kõik vandenõuteooria, et väita, nagu oleks igaüks, kes tehingut kritiseerib, tegelikult välisriigi agent. Kõige hullem selle juures on see, et mõned inimesed, kelle ekraanipilte jagasid Alex Brusavits ja ka Donald Trump Jr. on inimesed, keda me teame. Tuntud aktivistid. Mõnel juhul on nad Ameerika veteranid. Näiteks Bass Patterson, tema oli selles ekraanipildis. Meil on Stella Escobedo, tuntud ajakirjanik, Ameerika ajakirjanik ja president Trumpi kindel toetaja. Täpselt nii, ta tõesti on. Nii et ka Anja Taha süüdistati välisagendiks olemises. Ma mõtlen, see on lihtsalt naeruväärne. Nagu see teekski seda. Aga kogu seda juhib, vähemalt tundub nii, Aleksei Versavits. Tema levitab neid vandenõuteooriaid. Nad nimetavad seda 4 käe heinamõjuks. Kas X ei pidanud olema sõnavabaduse etalon? Täpselt. Kedagi ei tühistada, kui see just pole vale konto. Täpselt. Ja need kontod peatati koordineeritud ebaautentse käitumise tõttu. Nii et nad võivad peatada kontosid riiklikult koordineeritud ebaautentse käitumise eest, aga nad ei saa peatada, Al Jazeerat selle eest, et ta on Katari riigimeedia. Näed on juba aastaid X-i üle võtnud alates 7. oktoobrist. Jah, vau. Nii et need topeltstandardid on väga murettekitavad. Ma leian, et on väga irooniline, et mõned Valge Maja liikmed ja mõned parempoolsed tegelased käituvad ausalt öeldes samamoodi nagu see, mida nad demokraatliku partei juures vihkavad. Täpselt nii. Kriitikute vaigistamiseks otsitakse igasuguseid ettekäändeid ja suretakse suu. Ja see ei ole see Ameerika, kus mina üles kasvasin.
aga kui nad sellesse nii palju vaeva panevad, kas see ei näita sulle? There's a problem. No. Yeah. See on halb tehing, vastastikuse mõistmise memorandum või mis iganes. Nad teavad, et neil on probleem, et nad näivad nõrgad. Õige, Ja selle asemel, et võidelda režiimiga, võitlevad nad inimestega. kes olid lihtsalt, see ei ole demokraatia, vabandust, see on ameerikalik. Aga see lihtsalt näitabki selle positsiooni nõrkust juba algusest peale. Noh, see on ka minu järeldus sellest. kui sa pead kõik kriitikud vaigistama, nad X-ist eemaldama, neid taga ajama ja süüdistama spioneerimises ning vandenõuteooriaid levitama, siis mida see ütleb sinu vastastikuse mõistmise memorandumi kohta? See peab olema mures. Jaa, vau. See peab olema mures. Noh, need on tõesti lurjused. Ja ma loodan, et Elon Musk toob kõik need kontod kiiresti tagasi. Ma loodan ka seda. Nad ei ole robotid, nad ei ole võltsid, nad on päris inimesed, kes lihtsalt avaldavad arvamust ja väga põhjendatud arvamust. Jaa. Noh, see oli suurepärane vastus, aitäh. Shoshana, kes on sinu lurjus? Ma ei erine Emily valikust eriti. Minu selle nädala lurjus on J.D. Vance. Vabandust, aga see on lihtsalt kõige hullem tsitaat kõigist tsitaatidest. Rääkides Iisraelist, te olete 9 miljoni elanikuga riik. Te ei saa lihtsalt kõiki oma riikliku julgeoleku probleeme tapmisega lahendada. Arutage, vabandust? Vabandust! Nagu Hezbollah ei tulistaks rakette, ei saadaks droone meie vägede pihta ega tapaks meie sõdureid iga päev Liibanonis. Ja miks me seal üldse oleme? Aastaid polnud ühtegi Iisraeli sõdurit Liibanonis, kuni Hezbollah hakkas taas põhjarakettidega ründama, lõputult ja lakkamatult ning me sattusime taas võitlusse. See ei võida, aga see viib endaga kaasa nii Liibanoni kui ka Iisraeli rahva. Ja sina, J.D. Vance, parim, mida sa öelda suudad, on see, et sa ei saa end mõnest olukorrast lihtsalt tapmisega välja aidata. Tõesti või? Ma loodan, ja ma ütlen seda ametlikult, et sinu karjäär lõpeb siin koos Donald Trumpi presidendiaja lõpuga, sest ma ei taha sind näha, kui sa ei tee tõelist tšurvat, kahetsust. Sest see on jälk. Ja ta on minu tõbras. No ma arvan, et see on täiesti õigustatud ja ma arvan, et siin toimub midagi veel salakavalamalt, sest need on asjad, mida ta ütleb otse välja, et meeldida. Kindlali Basili. Ja. Tema Megyn Kelly saates. Tucker helistab, ta võis minna Megyn Kelly saatesse. Jälk, ta on olnud president Trumpi suhtes ainult vastik. Aga ta poetab vihjeid woke parempoolsetele. See ongi see, mida ta teeb. Ta poetab vihjeid woke parempoolsetele. Ja minu teooria on, võib-olla ma eksin ja võib-olla olen jälle liiga optimistlik, nagu ma olen püüdnud olla, et nad valmistavad talle ette läbikukkumist, sest nad teavad. Hea meelega vaatan seda. Nende 60 päeva jooksul, kui suur on tõenäosus, et see jõuabki 60 päevani või isegi pärast neid 60 päeva, seda ei pikendata enne vahevalimisi. Ja siis teab ainult Jumal, mis edasi saab. Ma olin eelmisel nädalal peaaegu valmis säutsuma, et nad kas valmistavad teda ette presidendiks või valmistavad teda ette selleks, et ta kukub täiesti läbi. Ma ei ole siiani päris kindel. No ma arvan, et arvestades seda, et me nägime just eile, kuidas Tucker Carlson teatas, et ta ei toeta kunagi vabariiklikku parteid. Okei, kes siis täpselt on J.D. Vance, kes on tema valijaskond? Jah, Tucker Carlson on aktiivselt vabariikliku partei vastu ja ma arvan, et see on omamoodi, ma vähemalt loodan, et nad põrkuvad omavahel. Võib-olla on see lihtsalt trikk, millega ta nad hiljem tagasi toob, kunagi ei tea. Noh, keegi ei taha neid, nii et see võib olla trikk, aga kui sa midagi sellist ütled, siis tal pole Iisraelis mingit rolli. Sa pead aru saama, see pole mingi keelevääratus, see on väga tahtlik. Ta ütleb sisuliselt, et Iisrael on agressor, mitte Iraani islaamivabariik, kes tapab 42 000 omaenda inimest. Just seda ta ütlebki, ta keerutab, nüüd on nad selle avanud, kas sa nägid seda? See kuumliin pingete vähendamiseks, see on kõige uuem asi. Nad on avanud kuumliini pingete vähendamiseks juhuks, kui kas Hezbollah ründab Iisraeli või Iisrael vastab rünnakuga Hezbollah'le. Sa asetad meid nüüd samale tasemele režiimi häbiväärse terroristliku käsilasega. Kes kurat sa oled? Kes on massiliselt tapnud Ameerika kodanikke, muide. Massimõrv. Ma arvan, et mul on tunne, et ta on pimedale poolele läinud. Ja muide, teda on alandatud, sest eelmisel õhtul, kui läbirääkimised algasid, ei ilmunud Islaamivabariigi esindaja kohale. Ja siis Katari mees ei surunud tal kätt. Ja. Vabandust.
kaamera ees. Ta oli niimoodi. Jah, nii juhtubki, kui oled nõrk. sellega sa peadki tegelema. Mees, aitäh, Shoshana. jah, aitäh, et lasid mul selle välja öelda. See oli väga vajalik, eriti pärast 3 päeva seda konverentsi. Ja sellest me olemegi kogu aeg rääkinud. Olgu. Minu nädala tõbras on vana tuttav. Just siis, kui arvad, et see mees on jõudnud uue madalpunktini, tuleb järgmine veel hullem. Zoran Kamanvama Mandani. Ma arvan, et tal on selline keskmine nimi. Zoran Mandani läks lavale. Ma arvan, et Nixi tähistamisel oli positiivne õhkkond ja ta nimetab EIPAC-i sisuliselt koletisteks. Koletised. Nüüd on koletiste aeg. Need koletised võtavad tänapäeval palju erinevaid vorme. EIPAC-is, kelle jaoks on ainus asi, mis on veel hirmutavam kui demokraatia loomulik kuld, genotsiidi ja Netanyahu sõdade lõpp. Nad liigutavad miljoneid varjatud raha, et saavutada üks eesmärk, säilitada oma võim, et nad saaksid meid üksteise vastu pöörata. Kasutades varjatud raha. Zoran Kvamame Mandani, kas sa käisid Joseph Goebbelsi antisemiitliku propagandakoolis? Jah. Ja kõige hullem on see, et ta pole vabandanud. Ta on oma seisukohta veelgi kinnitanud. See on tõesti kurb, tahan öelda, et aastal 2026 saab minna tagasi 1930ndate Saksamaale, võtta kõik need troobid juutidest, kes väidetavalt rahaga vehivad ja tumedatest jõududest. Ja see, kas see on sinu retoorika pärast Nixi võitu 50 aasta järel pidustustel? Seda sa teed oma platvormiga Savardjas. Ja siis ta väidab, et Iisrael tappis pärast relvarahu Gazas 1000 last. Täpselt nii. ja keegi ei küsi temalt, kus sa selle numbri said. Keegi ei sea teda kahtluse alla. Nii et tema sõna on seadus. Tundub nagu Alex Brusavits, minu lurjus. Ma ütlesin sulle, et lase mul leida kirjanik ja teha ümberkirjutus. Juudid on tumedad jõud, me keerutame raha, ma olen laps, nad tapavad lapsi, seda pole me varem kuulnud. Zoran Kvame Mandani, nii et sa oled ja jääd igavesti. Jah, minu nädala tõbras. Ta väärib ka kohta Francesca Chiesa kõrval, ta peab olema tõbraste seinal. Jah, me teeme seda. Võib-olla oli see tagasitulek. Me teeme lurjuste kuulsuste halli ja me tähistame seda ning nimetame sind meie pidustustel lurjuseks. Ma ei jõua ära oodata. Saada talle auhind. Issand, varja seda. Välk. Ta võiks selle riiulile riputada. Sa võid tead küll sita väiksel taldrikul serveerida. Nädala väärdes, ma arvan, et me teeme seda, tead. New Yorgis, sa oled New Yorgis. Sa pead AK kotti panema ja selle põlema panema ja jätma selle sinna. Ja, hea mõte. Hästi. Kõik ideed on teretulnud. Olgu. Nii et me puhastame oma südamed, oma hinged, sel nädalal. Meie haiget saanud hinged hea energiaga. Ja iga lurjuse kohta on palju kangelasi. Nädala kangelased. Olgu, Shoshana, alustan seekord sinust. Minu kangelane on tegelikult siin sellel konverentsil. Ma loodan, et ta teab, et ta on sel nädalal minu kangelane. Pastor Larry Huck, New Beginningsi kiriku asutaja ja vanepastor. Ma pean tunnistama, et olen alati olnud, mu ema õpetas mulle seda, väga ettevaatlik evangeelsete suhtes. Päeva lõpuks ütles mu ema, et nad tahavad sind lihtsalt ristiusku pöörata. Ja seetõttu olin ma alati väga ettevaatlik. Ja kui ma arvan, et see oli esmaspäev, pühapäeva õhtul, ta rääkis ühel paneelil ja vaatas publikut ning ütles, ma tahan teile anda 2 lubadust. Esiteks, me ei püüa teid usku pöörata. Ta ütles, mitte kunagi, me ei püüa teid kunagi usku pöörata. Ja teiseks, me ei jäta teid kunagi maha. Ja ma pean ütlema, et ma tõesti tundsin sooja tunnet ja silmad läksid veidi märjaks, sest mulle tundus, et see oli nagu tikkun, nagu heastust põlvkondade kaupa tegutsenud missionäride ees, kes on püüdnud juute kristlasteks pöörata ja meie rahvast, meie pärandist eemale viia. Ja nii oli minu jaoks väga eriline seda siin laval kuulda ja tunda, et vau, me oleme tõesti jõudnud kohta, kus ma saan sind austada sellisena, nagu sa oled. Sa saad austada mind sellisena, nagu mina olen ja me saame koos töötada ühise eesmärgi nimel. Ja see oli minu jaoks väga suur asi. Ja sina oled tõesti minu kangelane. Ja ma tänan sind väga selle eest, et sa selle avalikult välja ütlesid. Ja ma lõpetan alati oma jutu juudi rahvale selle lausega. Esiteks, me ei ürita teid kunagi usku pöörata. Tegelikult vajame, et te oleksite homme veelgi juudilikumad kui täna. Teine asi on see, et ma annan teile veel ühe lubaduse.
me ei jäta teid kunagi maha. See ei loe. Me seisame teie kõrval. ma arvan, et see on oluline, sest vaadake, ma tean, et enamik evangeelsetest, vähemalt need, kellega mina suhtlen, ei kavatse kedagi meist usku pöörata. Nad on saanud Ameerikas ja kogu maailmas suureks poliitiliseks jõuks, kes teeb head. Need on inimesed, kes seisavad meie kõrval meie kõige raskematel hetkedel. Aga ma tean, et juudi kogukonnas on paranoia täiesti õigustatult, sest see on olnud meie kogemus sadade ja sadade aastate jooksul. Aga meie evangeelsed sõbrad on tõesti meiega. Ja tead, üks minu lemmiksõpru meie kõigi seas on Sandy Hegi, keda ma väga armastan, kui ta midagi teeb. Ta astub lavale. Ma käin Gufi-üritusel igal aastal, lähen ka sel aastal jälle. Ta astub alati lavale ja ütleb, minu nimi on Sandy Hegi, ma olen kristlane. Minu issand ja päästja ei olnud seda. Wow. Nii et põhimõtteliselt ütlevad meie evangeelsetest sõbrad, et teil juutidel on oma roll vaimses universumis ja meil kristlastel on oma roll. Väga kena. Meil ei ole vaja seda teha ja ma ütlen, et see on norm, aga mul on hea meel, sest sa oled holokausti üle elanute järeltulija ja ma tean, et paranoia on õigustatud. Nii et mul on hea meel, et sa tunned end selle suhtes hästi. Ja mul on hea meel seda ka kõigi teistega kodus jagada muide, sest see oli minu jaoks tõesti väga tähendusrikas. Heia! Sandy Hegi oli tegelikult paar nädalat tagasi minu saates Access to Truth ja ta selgitas väga hästi, mis on kristliku evangeelse seisukoht ja miks see on selline piibellikust vaatenurgast. Nii et see on väga-väga huvitav. Hassan on, ma ütleksin, peamine rabiteoloog, kes selgitab, miks me ei tegele asendusteooriaga, miks kristlased ei toeta asendusteooriat. Millest see teoloogia peaks rääkima? Õige, ta on selles üks juhtivaid hääli. Ja nii, et jah, meil ongi nii. Ta on äärmiselt sõnaosav, väga hästi väljendab end. Ta oskab täpselt selgitada, mis seisukoht on. Nii et tõesti, ta on suurepärane. Ta on suurepärane ja ma ootan väga, et teda varsti näha. See on imeline kangelane, aitäh. Emily, kes on sinu kangelane? Nii et minu selle nädala kangelaste valik on veidi mõrumagus. Ilmselgelt oleme rääkinud vastastikuse mõistmise memorandumist. Üks režiimi nõudmistest oli, et kehtestataks täielik relvarahu ja Iisraeli väed lahkuksid Liibanonist. See ei juhtu. Peaminister ütles, et seda ei juhtu, kuid pean ütlema, et rääkides mõne sõduriga, kes on praegu Liibanonis, mitte komandöörid, mitte kõrgetasemelised otsustajad, vaid päris sõdurid, kes on Lõuna-Liibanonis, keda ründab iga päev Hezbollah, mis muide on iseenesest selle vastastikuse mõistmise memorandumi rikkumine. Aga ilmselt sellest me ei räägi. Ei. Nad on nii suures ohus ja nende tegutsemisvabadus on nii piiratud, isegi enesekaitses, et praegu võivad nad tulistada ainult siis, kui nende pihta otseselt tulistatakse. See ohustab otseselt meie sõdurite elusid. See on täiesti vastuvõetamatu. Ja ma tean, et inimesed tunnevad, et see on vastuvõetamatu. Ja ma tean, et me tunneme, et oleme tohutu surve all selle tõttu, mida Trumpi administratsioon teeb. Aga ma tahan lihtsalt öelda, et nad on tõesti kogu riigi tõelised kangelased. Kindlasti on nad minu selle nädala kangelased, sest nad on sõna otseses mõttes meie turvalisuse ja julgeoleku eesliinil. Sest ilma nende selle nädala tööta, ilma nende ohverduste ja füüsilise kohaloluta, et meid siin kaitsta, isegi selle konverentsi ajal, poleks see võimalik. Me ei saaks jätkata nii, nagu me praegu saame. Ja kahjuks on paljud langenud. Ja. Alates sellest niinimetatud relvarahust üle 50 on langenud. Ja. Ja ma ei tea, see on äärmiselt valus, et me teame, et nad on seal ja maksavad oma kehadega. Jah. Selle eest, et me siin oleme ja selle illusiooni eest, et terroristidega saab läbi rääkida, selle illusiooni eest. Nad maksavad oma eludega. See teebki selle, mida Vance ütles, veidi raskemaks, sest kuidas sa ei austa seda, et emad ja isad matavad oma lapsi, naised matavad oma abikaasasid ja tütred, muide. Seal oli vähemalt üks naissoost sõdur, kes tapeti. Ja see ongi nii, nagu seda poleks juhtunud. Nende meelest seda pole olemas. Neil on klapid ees. 4 Iisraeli kaitseväe sõduri tapeti pärast selle vastastikuse mõistmise memorandumi väljakuulutamist ja Valgest Majast ei tulnud ühtegi kommentaari. Vastuvõetamatu, täiesti vastuvõetamatu ja ma arvan, et kõige valusam asi selles riigis, vähemalt minu kui ema jaoks, aga ka kõigi jaoks on see, kui me kaotame sõduri. Iga elu kaotus on kogu rahva lein. Kui ma hommikul uudiseid avan ja näen, et sõdur on langenud, siis ongi kõik. See päev on meie jaoks kadunud. Nii me siin tunneme.
Nad on kõigi lapsed, tead, ja nad on tõesti meie parimad kangelased, sõdalased, kes meil on. Meil on selles riigis tänapäevased sõdalased ja kangelased. Jumal õnnistagu neid kõiki. Olgu, mul on väga ebatõenäoline kangelane ja ma ei ole kindel, kas temast saab ka edaspidi kangelane, aga vähemalt praegu on ta kangelane, nii et ma annan talle selle tiitli. Prantsusmaa ei oleks kunagi arvanud, et see juhtub. Mida nad tegid? las ma ütlen sulle, isegi kui Prantsusmaa on olnud argpüks, tead, Macron olnud kohutav, kuulutas välja Palestiina riikluse ilma midagi nõudmata nende inimeste käest, keda ta legitiimseks tunnistab. Kui vastastikuse mõistmise memorandum välja kuulutati, tuli Prantsusmaa välja nende peaminister ja ütles, et nemad on või võivad nad kasutada oma vetoõigust, et sanktsioone Iraani vastu ei tühistataks. Wow. Teisisõnu, ainult selle vastastikuse mõistmise memorandumi tõttu või ainult sellepärast, et nüüd on olemas tee kokkuleppeni, ei tähenda see, et nad lihtsalt tühistavad sanktsioonid. Ja kui neil seda nõutakse ilma garantiideta ja ilma, et nad näeksid koha peal midagi, mis näitaks, et iraanlased järgivad vastastikuse mõistmise memorandumit või kokkulepet, kasutavad nad oma vetoõigust. Ma arvan, et see on viimaste aastate jooksul üsna pretsedenditu. On küll, ma arvan, et see on Iraani peaminister. Ta näitab järjest rohkem julgust. Täpselt, see on Iraani peaminister. Ainus kutse inimkonna ajaloos. Ja ma arvan, et selle ütles Baldado, peaminister. Ja seetõttu olen ma üsna muljet avaldanud. Tead, me oleme siin platsil väga õiglased. Kui sa oled tõeline lurjus, siis me ütleme seda otse välja. Aga kui sa väärid kangelase tiitlit, siis jah, me anname sulle selle tunnustuse. Nii et sel nädalal, usu või mitte, La France, Duo France on minu selle nädala kangelane. Hästi tehtud. Nii et daami. See on muide oluline. Me peame olema positiivsed, positiivselt tugevdama head käitumist. Tõesti. Nüüd kõlad nagu 5 lapse ema. Muidugi, Shana. Aga tead, See näitab tegelikult ka seda, kui usutav see oht on. ja Ja see, et mingil põhjusel, kas siis meeleheites kokkuleppe järele või mille pärast, ma ei ole päris kindel. Me ei ole praegu päris kindlad. Aga Ameerika Ühendriigid vaatavad teadlikult kõrvale. Ja Islamivabariik on otsene oht Euroopale. Neil on aktiivsed rakud. Nad on nendesse riikidesse tohutul määral imbunud, eriti Ühendkuningriiki ja Prantsusmaale. Ja kui nemad siis välja tulevad ja ütlevad, oodake nüüd, ei, me ei tee seda. ja Ma mõtlen, see viitab probleemile. ja kasutada vetoõigust, mida ma ei mäleta, millal nad viimati tegid. Ühise hüvangu nimel, jah. Ma tean, et neil oli see olemas. Neil on see olemas, kui sind tõrjutakse. Usu või mitte, Prantsusmaa on üks 5 alalisest liikmest, kellel on vetoõigus. Jumal teab miks. See on muidugi ajalooline. Aga vaata, nad teevad sellega midagi head. Jah, ja me anname neile selle tunnustuse. Ja. Nii et daamid, meil on veel tänane päev ees. Põnev on kuulata veel esinejaid, pidada rohkem asjakohaseid ja positiivseid arutelusid. Ja me näeme teid kõiki järgmisel nädalal. Aitäh, et meid vaatasite saates Quad.